natuke kestlikuma linnaruumi poole just siis transpordi ja liikumiskäitumise võtmes. Ehk siis me teame seda, et autokeskne transpordi planeerimine on siis domineerinud meie ruumis, meie ühiskonnas juba aastakümneid ja see on ka siis väga paljuski mõjutanud meie linnaplaneerimist. Eestis on siis hetkel autostumise määr väga kõrge. Euroopa Liidus me oleme siis 5. kohal. Ja me teame ka seda, et transpordisektor on väga suur õhusaaste allikas, mis kindlasti mõjutab siis linnaelanike elukvaliteeti. Lisaks autokasutajatele on siis tekkinud teisi sellised oma arvamust avaldavaid liiklegruppe, näiteks jalgratturisõitjaid, kes tahaksid samaväärselt linnas ringi liikuda. Ehk siis see on selline õigluse teema samamoodi väga oluline. Autokeskse transpordi osakaalu vähendamisel on mitmeid eeliseid. Me saame rääkida tervislikumast linnaruumist, vähem õhusaaste müra. Inimesed kasutavad aktiivsemaid liikumisviise, siis ka see mõjub nende tervisele hästi. Saame rääkida linnaruumi turvalisuse kasvust. Just selles võtmes, et kui on vähem autosid, siis on ka väiksem selliste raskete õnnetuste risk. Ja kindlasti ka õiglasem ja ligipääsetavamast linnaruumist, kus on siis rohkem ruumi erinevatele liikugruppidele. Ja kui inimesed kasutavad siis selliseid aktiivseid liikumisviise, siis meie igapäevased läbitavad distantsid, mida me suudame siis läbida, on ilmselt väiksemad, mis siis võiks ka anda tõuka sellise kompaktsuse arendamise suunas. Nüüd, kuidas seda saavutada, on hoopis keerulisem küsimus. Ja ei ole olemas sellist ühtset uuringut, mis sellele küsimusele vastaks, vaid seda teemat on siis uuritud siis erinevates valdkondades. Üks komplekt uuringuid tegeleb siis sellega, kuidas siis sellist siiret linnaruumi tasandil saab analüüsida, kuidas mõjutab maakasutus, teenuseid, töökohtasid, kuidas mõjutab siis transpordisüsteem, kuidas peaks arendama transpordisüsteemi nii, et nad näiteks suunaksid inimesi kasutama multimodaalseid erinevaid liikumisviise. On analüüsitud päris palju ligipääsetavust, ehk siis ligipääsetavust siis erinevatele tegevuskohtadele, aga ka siis liikumisviisidele ja transpordivõimalustele. Ja oluline on siinkohal siis välja tuua see, et lisaks siis autoliikluse mõõtmisele on vaja ka siis seirata, monitoorida ka teisi liikvagruppe, näiteks jalakäijaid, jalgrattureid, ühistranspordi kasutajaid, selleks, et siis saada andmestikku kestlikuma linnakeskkonna arendamise jaoks. Teine komplekt uuringud on sellised indiviidipõhised uuringud, mis keskenduvad siis inimeste väärtuste, suhtumiste, eelistuste mõjule, liikumisviisi valikutele. Ja nende uuringute puhul on selline kitsaskoht on see, et selline kestliku linnakeskkonna suundumuste juures pannakse väga suur vastutus just indiviidile endale. Ehk siis indiviidid oma otsustega mõjutavad siis linna modaaljaotust. Tegelikult me teame, et see päris nii lihtne ei ole. Et selleks, et muutus ellu viia, on meil vaja ka see, et siis ümbritsev keskkond neid muutusi toetaks. Ja selleks, et siis linnaruumi ja indiviidi rohkem kokku tuua, on viimasel aastakümnel esile kerkinud siis sotsiaalsete praktikate teooria, mis toob analüüsi keskmesse või fookusesse just siis ühiskondlikud liikumispraktikad. Ja liikumispraktikad on siis tulem sellest, millised on inimeste oskused, erinevaid liikumisviise kasutada. Kindlasti ka üks suur osa on siis linnaruum, taristu, milline on transpordisüsteem ja millised on liikumisviiside nähtavus linnaruumis ja kindlasti ka sellised ühiskondlikud normid või tähendused. Ja väga oluline seal juures on siis see, et kuidas meie igapäevapraktikad siis omavahel põimuvad. Et näiteks lapse kooli viimine kui autoga, et see on siis üks liikumispraktika, eks ole, kuidas see on siis mõjutatud siis nii-öelda sellistest vanemluse praktikatest, et kas seda peetakse turvaliseks vanemluse viisiks või mitte. Et selline liikumispraktikate suundumus siis aitabki sellist siiret kestlikuma linnaruumi suunas komplekssemalt vaadata või analüüsida.
Nüüd rääkides Cycle for Climate'i projektist, et selles projektis me siis olemegi konkreetselt fokusseerinud ennast jalgrattaga liikumise peale ja projekti eesmärgiks on vähendada linnatranspordi CO2 heitmeid, julgustades inimesi autoga sõitmise asemel siis jalgrattaga liikuma. Ja see projekt keskendub 4 linnale: Gävle Rootsist, Espoo Soomest, Pärnu siis Eestist ja Riia Lätist. Ja selle projekti käigus viiakse läbi siis erinevaid selliseid pehmeid sekkumisi, näiteks sotsiaalsed kampaaniaid, juba sellised influencerite kampaaniad, samas mingid sellised taristuga seotud väiksed ümberkorraldused samamoodi, et näiteks siis Riias rajatakse rattaparklaid ja Pärnus oli siis, on tehtud siis Suppalusu tänava rekonstrueerimine ja siis selle tänava promoüritus oli siis ka selle projekti üks osa. Ja neid sekkumisi me siis monitoorime küsitlusuuringuga ja liiklusloenduritega. Küsitlusuuringu me oleme siis disaininud niimoodi, et meil on 2 lainet. Üks laine toimub siis enne sekkumisi ja teine laine pärast sekkumisi. Ja esimene laine siis toimus eelmise aasta kevadel. Teemad, mida me siis küsisime, on siis eelmise nädala liikumiskäitumise kohta, et millised liikumisviise inimesed kasutasid, kui tihti, mis olid keskmised läbitavad vahemaad ja kui palju aega selleks kulus. Siis oli ka teisi küsimusi, näiteks hinnangulisi, et mis hinnangu siis inimesed andsid oma linnataristule, liikumisviisidele, ka see, et millised on väärtused, tervised ja mis on siis mingisugused erinevad siis taustatunnused. Ja lisaks siis nendele plokkidele me lähtusime uuringu disainimisel ka sellisest teoreetilistest lähenemistest ja panime siis sinna küsitlusuuringusse sisse ka erinevad teoreetilisi konstrukte. Sihtgruppid olid meil 2 sellist suuremat sihtgruppi. Espoos ja Gävles me keskendusime siis konkreetselt kodutöö vahelistele liikumistele ja siis uuringu kutse saadeti siis uuringuala ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele. Pärnus ja Riias me keskendusime siis elanikele ja seal me ei eristanud siis kodutöö vahelisi liikumisi, või me vaatasime siis liikumist üleüldiselt igapäevaseid liikumisi ja see põhjus lihtsalt on väga lihtne, sellepärast et meie ankeet oleks muidu lihtsalt liiga pikaks läinud. Ja seda ma veel ei ole maininud, et siis Gävles me ei võtnud kogu linna vaatluse alla, vaid me siis keskendusime konkreetsele sellisele linnaosale, mis oli selline tööstuslik, mille taristu võib-olla liiga hästi ei ole veel hetkel rattasõiduks mõeldud. Ehk siis see oli siis kohaliku linna soov seda piirkonda siis ka jalgrattasõitu soosivaks arendada. Ja Espoos samamoodi oli meil siis 3 sellist linnaosa. Tabiala, Odaniemi ja Keilaniemi, mis siis kõik on oma olemuselt natukese erinevad. Pärnus oli terve linn oli vaatluse all ja Riias oli selline Paneelenama piirkond Siepnikand ja siis üks kõrvalasuv Tornakalsi piirkond samamoodi. Esimesest lainest me saime siis 1200 vastust. Kõige rohkem tuli vastuseid Pärnust, ligi 600 ja kõige vähem siis Riiast. Soolise jagunemise lõikes siis Gävles oli siis rohkem mehi vastanute hulgas, Espoos, Pärnus ja Riias siis rohkem naisi. Vanuse poole pealt oli siis jagunemine võrdlemisi sarnane 4 linna lõikes ja alaealiste laste osas siis Gävles oli siis kuskil pooltel vastanutest oli alaealisi lapsi ja pooltel ei olnud ning teistes linnades oli siis rohkem neid inimesi, kellel lapsi ei olnud. Natukesega siis kirjeldavatest tulemustest. Et me küsisime siis ligipääsu erinevatele transpordivahenditele ja siis siin meil on praegu välja tulnud siis konkreetselt rattaga seonduvad tulemused. Tavaratast on siis väga levinud, nagu oligi oodatud, et oli siis 81–91% küsitletutes oli olemas ja siis varieerus vastavalt linnale. Elektrirrattad on siis rohkem levinud Gävles ja Espoos ja huvitaval kombel siis Espoos olid ka need jalgrattaga läbimise distantsid olid ka nagu suuremad.
võrreldes siis näiteks Pärnu või Riiaga, mis siis jällegi tingib selle, või viitab siis sellele, et elektriratas aitab läbida kestlikumalt pikemaid vahemaasid. Kastirataste levimus oli üsna väike nii omamise kui ka rentimise mõttes kõigis 4 linnas. Ja Pärnu siis eristus selle poolest, et seal kasutati e-tõukeratast üsna palju. 14% inimestest oli see endal olemas ja 20% siis laenata. Küsisime ka oskuste kohta, et kui ma enne rääkisin sotsiaalpraktikate teooriast, et inimeste oskused mõjutavad liikumisviiside valikuid, et siis nende küsimuste disainimisel lähtusime ka siis sellistest teoreetilistest lähtepunktidest ja seetõttu on siis oskused siin välja toodud. Et tuli siis välja, et kuigi keskmine hinnang jalgrattaga sõitmisele skaalas siis 1–5 võrdlemisi kõrge, ei ole päris kõikidel siiski jalgrattasõiduoskused olemas, mis on oluline. Ja kui me räägime nii-öelda terve aasta ringsest jalgratta kasutamisest, siis tegelikult inimesed tunnevad eriti just siis Pärnus ja Riias ennast ikkagi väga ebakindlalt keerulistes ilmaoludes sõitmisel, eriti just lumistes oludes. Et Pärnul oli siis keskmine hinnang seal 2 kandis ja Riial oli seal veel alla selle. Küsisime rahulolu liikuvuse kohta, ehk siis inimesed, kelle peamine liikumisviis oli jalgratas, nemad siis hindasid oma rahulolu oma igapäevase liikumisega kõrgemalt kui näiteks autoga sõitjad. Siis küsisime ka rahulolu erinevate trajektooride või keskkonna suhtes. Ja Pärnu vastajate puhul siis oleks see kõige rahulolematud müratasemega ja rahulolevamad siis liikumiskeskkonna rohelisusega. Selleks, et linna modaaljaotust arvutada, on vaja siis inimesed kuidagi moodi ära klassifitseerida vastavalt liikumisviisile ja inimestele siis, nendel inimestel, kellel oli üks peamine liikumisviis, mida ta kasutas vähemalt 3 päeval nädalas, ta sai siis selle endale külge sildi, kas ta oli siis autokasutaja, jalgrattakasutaja, ühistranspordi kasutaja või mõni muu või jalgsi käia näiteks. Oli ka selliseid inimesi, kellel oli mitu peamist liikumisviisi, nemad olid siis kategoriseerusid multimodaalseteks ja oli ka inimesi, kes siis tollel konkreetsel nädalal, kui me küsisime nende liikumisviiside kohta, kes siis võib-olla tollel nädalal ei kasutanud ühtegi liikumisviisi või nad siis töötasid kodust vähemalt 3 päeva nädalas, et nemad siis olid siis nii-öelda vähe liikuvad. Liikumismodaaljaotus tuli siis selline, et Jävle linn on kõige nii-öelda sellisem vastandlikum, et ühelt poolt oli kõige kõrgem jalgrattakasutajate osakaal, aga samas ka kõige kõrgem autoga sõitjate osakaal. Ja see jällegi on tingitud paljuski sellest, et see uuringuala lihtsalt oli selline tööstuslik ja see keskkond iseenesest veel ei soosi rattasõitu. Siis Espo puhul tuli ka välja päris kõrged jalgrattakasutajate osakaalud, aga ka väga suur hulk oli neid inimesi, kes olid nii-öelda vähe liikuvad. Pärnu ja Riia puhul, Pärnu ja Riia olid selles mõttes üsna sarnased. Ehk siis Riia puhul me jällegi tuletan meelde, et see uuringuala oli konkreetselt linnaosa, mitte kogu linn, aga Pärnus oli siis kogu linn. Ja nendes 2 linnas siis oli jalgrattakasutajaid kõvasti vähem võrreldes teiste linnadega, aga samas oli väga suur hulk multimodaalseid. Ja see tuleneb, see mõneti ka peegeldab meie metoodilisi valikuid, et kuna me nendes 2 linnas võtsime vaatluse alla kogu liikuvuse, ehk siis kõik liikumise erinevate tegevuskohtade vahel, me ei keskendunud kodutöövale ainult, et siis selle võrra oli ka inimestel rohkem võimalust erinevaid transpordiviise kasutada. Küsisime põhjuste kohta, miks autost ei loobuta, miks auto on jätkuvalt oluline ja kõigis 4 linnast jätkuvalt tuleb siis välja siis see, et autot nähakse kui liikumisviisi, mis võimaldab aega säästa või võimaldab siis õigeks ajaks kuskile kohale jõuda. Autol on ka väga oluline transpordi roll, asjade transportimine, inimeste transportimine tuli siis oluliste põhjustena välja ja Espo puhul siis oli esikolmikusse põhjuste poole pealt
kuulus ka selline auto annab sellise vabaduse või sõltumatuse või autonoomsuse. Nüüd liikvegruppidest, et liikvegruppide analüüsi seda ei ole mina teinud, vaid seda tegi siis Karl Samuelsoni Gävle ülikooli teadlane. Ja kui me rääkisime enne modaaljaotusest, siis tegelikult võime analüüsida andmeid natuke teistpidi, et kaasame palju erinevaid tunnuseid selleks, et luua mingisuguseid sarnaseid tüpoloogiaid. Ja kasutades siis latent group analüüsi meetodit, ehk siis nende latentse grupi analüüsi meetodit, siis sai lisatud erinevaid tunnuseid, näiteks vanus, sissetulek, liikumisviis, mida inimene kasutas, leibkonna struktuur, eluaseme tüüp. Ja need liikvegrupid siis tekkisid siis kogu 4 linna andmestiku põhjal. Tuli välja siis 5 liikvegruppi. Jõukad autojuhid, pigem kõrgema sissetulekuga, pigem vanemad ja enamasti siis 2-liikmelistest leibkondadest, siis autojuhtidest lapsevanemad, juba pealkiri viitab sellele, kellega tegu on. Siis kõige väiksem grupp olid nii-öelda multimodaalsed lapsevanemad, ehk siis need olid siis enamasti naised, madalamate sissetulekutega ja nende seas oli siis kõige rohkem jalgrattureid. On ka noored multimodaalsed ja kestlike liikumisviiside kasutajad. Liikvegrupid siis varieerusid linnade lõikes. Ja Pärnus oli siis kõige rohkem autost sõltuvaid lapsevanemaid, jõukaid autojuhte ja siis kestlike liikumisviiside kasutajaid. Siis küsisime ka jalgrattasõidu ajendite kohta ja need ajendid enamasti ongi seotud väga selliste individuaalsete põhjustega, et see on hea tervisele, lihtsalt meeldib rattaga sõita, teha endale midagi head, aga samas näiteks Gävle ja Espoo puhul tuli välja ka keskkonnasõbralikkuse aspekt. Ja Gävle ja Riia puhul siis, et see on odavam transpordiviis. Ja me küsisime ka sellist küsimust, et milliseid jalgrattasõitu soodustavaid tegevusi siis linnas märgatakse. Ja kõigist 4 linnast tuli esikohale siis tänavaruumi ümberkorraldustega seotud tegevused. Sinna alla siis käivad näiteks ratta ja jalgradade eristamine, võib-olla valgustuse lisamine, rohelisuse lisamine, autoliikluse vähendamise meetmed ja sellised tegevused. Siis tulid välja sotsiaalsed kampaaniad, rattaparklate rajamine ja kuna Gävle ja Espoo puhul me siis konkreetselt fokuseerisime just töötajatele, siis nemad tõid välja ka selle, et nad märkavad, et kui näiteks tööandja annab siis võimaluse töö tegemiseks siis ratast töölt siis laenutada. Aga praegu siis annakski sõna üle Elisele. Ma püüan kiirelt anda ülevaate ka sellisest väiksemast analüüsist sellesama uuringu raames, mis siis keskendub autokasutajate valmisolekule rattasõidu harrastamiseks. Ja ma kasutangi neid samu andmeid, millest juba juttu oli, mis on siis sellest esimesest liikuvusuuringu lainest. Ja nagu te juba ülevaate saite, siis Pärnu ja Riia puhul on tegemist siis elanikega või selliste igapäevaste liikujatega ja Gävle ja Espoo puhul on töötajad need, keda me käsitlesime. Ja kui me enne tuli ka juba korraks juttu sellest, et kui me tahame inimeste käitumist muuta või me loodame, et nad hakkavad kuidagi muud moodi liikuma, siis tegelikult see ei juhtu üleöö, see ei juhtu nii, et teeme ühe rattaraja juurde ja homsest kõik me sõidame rattaga, on ju. Et teadlased on juba mitmel viisil proovinud kokku panna ja pikaajaliselt uurida selliseid või kokku panna teooriaid või raamistikke, mis käsitleksid käitumise muutmist või muutumist. Ja üks selline mudel on transteoreetiline muutuste mudel, mis siis käsitleb seda, et kui me tahame inimese käitumist muuta, et ta jõuaks ühest punktist teise oma käitumises, et siis kuidas seda paremini kirjeldada või mõista, et me saaksime seda siis muutmist päriselt rakendada. Ja alguse sai selline
mudel tegelikult üldse sellest, kui terviseteadustes uuriti seda, et inimene jätaks näiteks suitsetamise maha, et kuidas see juhtub, et seda on kasutatud ka mujal, on organisatsiooni haldamises ja lõpuks on selline mudel ka toodud transporditeadustesse üle. Ja milline see mudel siis on? Sisuliselt see koosneb 5 etapist. Kui me vaatame inimese käitumist, ütleme, et alguses on siin all, et ma ei soovi enda käitumist muuta, näiteks praegusel juhul mul ongi hästi, ma ei tahagi autoga sõitmist lõpetada, ma ei taha oma liikumiskäitumist muuta, ma olen rahul sellega, kuidas ma olen ja see ongi selline eelkaalutluse faas. Järgmine etapp on see, et okei, ma tean, et ma kasutan igapäevaselt näiteks autot oma liikumises, aga mul on see mõte pojukene juba peas olemas, et tegelikult äkki võiks olla see kuidagi teistmoodi. Võib-olla ma tean, et see oleks keskkonnale parem ja ma sisuliselt tahaksin kuidagi sinna panustada, aga ma ei näe, et ma praegu hakkaksin enda käitumist muutma või et see oleks kuidagi realistlik. Kolmas etapp on selline valmistu, et sa hakkad nagu kuidagi mingeid esimesi samme tegema, hakkad näiteks ostsid endale ratta ära, panid puuri ära, vähemalt on olemas, aga sul on nagu esimene samm tehtud või läksid ja käisid ühe korra, sõitsid rattaga tööle, tehtud esimene samm, mitte et sa nüüd iganädalaselt oleks kohe hakanud rattaga sõitma, aga sa oled esimest korda proovinud või otsisid välja rattasõidu marsruudid. Neljas etapp on selline tegutsemise faas, et ongi nüüd hakkas pihta see, et ma viimase paari nädala jooksul olengi aktiivselt hakanud enda liikumiskäitumist muutma, ma olengi hakanud rattaga liiklema ja siis 5. etapp on säilitamine, et okei, ma saavutasin selle, et ma nüüd sõidan kogu aeg rattaga, aga see ei vaju ära, see ei ole selline, et nüüd ma olin 1 nädal haige ja hakkasin autoga sõitmast, et ei saanud, ma ei tea, oli käsi kipsis või mis iganes. Ja ma tulen tagasi selle juurde, et okei, ma taastan enda sellise käitumise või sõidan edasi rattaga. Nüüd, see mudel on transpordiuuringutes varem ka läbi käinud, seda on uuritud, aga mis tuleb võib-olla meie konteksti puhul natukene rohkem välja, on see liikuvuse sesoonsus või hooajalisus. Et tegelikult paljud inimesed võib-olla suvel kasutavadki aktiivselt ratast, aga talvel nad seda teha ei taha või ei soovi või ei saa. Ja kuidas siis seda käsitleda, et muidu on alati see transteoreetiline mudel sellises nagu kasutatud 3 kuu või 6 kuu tsüklis, et tõestada, et sa oled tõesti rattakasutaja. Aga meil tekkis selline mõte, et kuidas siis saaks seda kajastada ka Eesti ja Põhjamaade oludes, et võib-olla tuleks seda teooriat natukene kohandada. Ja kui me nüüd vaatame seda uurimistööd, siis minu eesmärk oligi vaadata, et millised tegurid nende riikide ja selle valimi põhjal kirjeldavad seda, et kuhu etappi inimene võiks kuuluda ja siis mõelda ka seda, et kuidas võiks kohandada seda transteoreetilise muutuste teooriat. Ja sisuliselt need 5 etappi me panimegi küsitlusuuringusse sisse sellise küsimuse, kus inimesed said vastata, et kas nad siis on eelkaalutluse faasis, et kui nad vastasid, et nad ei plaanigi rattakasutust võtta endal igapäevaelu osaks või siis nad ei sõida enam rattaga või siis nad vastasid, nad olid kaalutluse faasis, kui nad vastasid, et nad ei ole hetkel näiteks rattaga võimelised sõitma, aga tahaksid õppida. Ettevalmistuse faasis olid nad, kui nad olid näiteks 12 kuu jooksul korra sõitnud rattaga või nagu mõned korrad. Tegutsemise faasis olid nad juhul, kui nad vähemalt 2 korda nädalas nüüd viimase aasta jooksul on ikkagi sõitnud rattaga ja säilitamise faasis siis, kui see on juba olnud pikemaajalisem tegevus ja käitumine. Aga lisaks me panime ka sinna sellise lisaetapi juurde nagu hooajaline säilitamine. Ehk siis me püüdsime ka kaardistada neid, kellel on regulaarne rattakasutus, aga ainult siis soojal hooajal. Ja need andmed on mul siis samad, nagu juba räägitud, aga ma võtsin sealt välja siis konkreetselt need inimesed, kes märkisid, et autokasutus on neile kas mõõdukalt oluline või väga oluline ja vaatasin siis just nende inimeste sellist paigutumist nendesse erinevatesse etappidesse. Ja siin on siis näha need mõõdukalt auto kasutajad ja väga oluliseks pidavad siis inimesed.
ja kuidas nad siis nendesse erinevatesse faasidesse jagunevad, et seal üleval on siis see eelkaalutlus ehk siis ei, järgmine, et noh, äkki võiks on ju kasutada siis selline nagu tegutsemise faas, mis on siin see suurem roosakam ala, siis selline väga pisikene protsent on neid, kes on aktiivselt praegu just muutmas oma käitumist, sest et see ongi ka selline lühikene periood ja siis säilitamise faas, nii et tegelikult tuleb välja, et seda hooajalist säilitamist on päris suur protsent ja sellist tõesti aastate läbivat käitumist on samuti. Ja siin on ka siis joonis, kus on näha, et kuidas see riikide mõistes erineb. Et tegelikult on näha, et siin Soome ja Eesti võib-olla on sarnasemad selle jaotuse poolest. Lätis ja Rootsis on väga suur protsent neid, kes on seal eelkaalutluse faasis ja ei näe, et nad hakkaksid muutma oma liikumiskäitumist. Aga samas näiteks sellist säilitamist või aasta jooksul pidevat rattakasutust on rohkem siin Soome puhul. Ja ma uurisin siis erinevaid tegureid, mis võiksid kirjeldada seda, et kuhu etappi inimesed võiksid paigutada ja tegin sellise multinomiaalse logistilise regressioonanalüüsi, et vaadata, et mis siis tuleb olulisena välja, millised faktorid. Mul on siis vanus siin välja toodud. Vanus on näiteks oluline sel puhul, kui me võrdleme neid, kes on eelkaalutlusfaasis versus siis selles, et äkki faasis ja seal on natukene nooremaid rohkem potentsiaalselt siis selles, et nad on nagu justkui teavad, et võiksid oma käitumist muuta. Riikide puhul tuleb valdavalt välja see, et Eesti puhul on see, võib ka tulla sellest valimist välja, aga et Eesti puhul ollakse nagu rohkem valmis olema nendes kõrgemates etappides. Ja sugu tuleb olulisena välja siis, kui me vaatame neid, kes säilitavad, et kes ongi sellised aasta läbi sõitjad, on valdavalt nagu suurema tõenäosusega mehed. Lisaks, mis veel olulisena välja tuli, olid keskkonnaväärtused. Et kui me vaatame keskkonnaväärtuseid, siis kõrgema keskkonnaväärtusega inimestel on suurem tõenäosus olla nendes edasi jõudnud etappides, et oma liikumiskäitumist muuta rattakasutuse suunas. Ja füüsiline tervis ka tegelikult tuleb olulisena välja. Nii. Ja võib-olla, mis siis sellise arutelupunktidena tuua, et huvitav oli see, et haridus ei tulnud kuidagi eriti olulisena välja, aga selline keskkonnaväärtuste teema tuli küll, nii et kuidas me saaksime inimeste sellist keskkonnaväärtust tõsta või sellist teadlikkust ja võib-olla seda haridusega mõjutada. Füüsiline vorm või inimeste tajutud selline suutlikkus tuli ka olulisena välja, nii et ikkagi see, et inimesed saaksid, et seal võibki olla nagu kahte pidi, et kas siis see rattaga sõitmine annabki sulle tervisele juurde või siis see, et seal ei ole tervis nii heas seisukorras, siis just pärsib seda, et sa üldse näeks rattakasutust võimalusena. Ja ka jõudsime selleni, et tegelikult see transteoreetiline mudel hetkel hooajalisust ei käsitle, aga me näeme, et sellele on potentsiaali küll eriti siin Põhjamaade kontekstis, et just lisada selline üks etapp juurde, et seda hooajalist säilitamist või sellist, et inimesed tulevad, kevad saabub, võtavad rattad uuesti välja ja hakkavad uuesti sõitma, et seda ka läbi mõelda, et kuidas seda toetada. Vot siin väike kirjandus ja meile saab nüüd küsimusi esitada. Küsimusi? Mul 2 tükki. Üks on see, et siin oli üldistus riikide kaupa. Kas üldistud riikide kaupa põhinevad nende 4 neljale linnale? No selles mõttes jah, need on konkreetsed ikkagi need piirkonnad, et kui me räägime praegu siin Rootsi näites, siis see tegelikult on Jävle ja mitte terve linn Jävle, vaid ainult see tööstuspiirkond. Et see on just see nagu Sörbi-Urfeli tööstuspiirkonna ala, et need selles suhtes kindlasti, ma arvan, me ei saa uskuda, et me nüüd rootslastest nii palju ees oleme, et rootslased ei ole valmis rattasõidule üle minema. Mullegi tundus niimoodi. Ja teine küsimus oleks selle kohta, küll oli juttu, et oli hõlmatud terve Pärnu linn, kas Pärnu linn kui asustusüksus või haldusüksus? Keskuslinn.
ainult see keskuslinn, see ühesõnaga, kui ka siis osa sellest asustusüksusest, mitte tervikuna. mitte tervikuna, mitte need uued nii-öelda need. Asustusüksus ikka, jah. Siis veel väiksem kui asustusüksus tegelikult. Mingi osa sellest. Selles mõttes, et nagu see vanas mõistes Pärnu linn, jah. Okei, selge. Et see on väga oluline, sellepärast, et Pärnu linn on üks Euroopa suuremaid linnu, eks pindalalt. Ja selle kohta teha mingite üldistusi, jalgrattaliikluse kasutamise kohta on väga keeruline või jalgsi liikumise kohta. Et jah, selge, aga ja kas on veel mõtteid kommentaare? Mis võib-olla, ma räägin oma mõtted, ma nägin, et seal Espoos ja Jävles on rohkem talvehooaja sõitjaid ka ratastega. Millest see võib olla tingitud, et Eestis siis see on ju ka Põhjamaa ja seal on ka lumi maas, et miks Pärnus ja Riias on see vähem? Kas see on mingi tänava puhastamise küsimus või kas te seda ka nägite mingit tendentsi sealt uuringust? Ma arvan, et selles suhtes see on hea näide sellest, et me tihti toome nii eestlased kui ka lätlased tegelikult toovad seda nagu takistust hästi suuresti esile, et jah, see ilm on takistuseks ja lumeolud on takistuseks ja siin oli ka barjäärides on ju see välja toodud. Aga seal kindlasti on see teede puhastus on ju teisel tasemel, et lumekoristus ja nii edasi, et sul ongi need rattateed nagu kasutatavad. Aga see võib ka olla seesama sotsiaalse normi kujunemine, et kui me näemegi, et rattaga sõitmine on normaalsus ja me näeme seda, et ka tegelikult talvel rattaga sõitmine on normaalsus ja see vaikselt tekib linnaruumis, siis ma märkan seda, ma näen ja sellest, ma saan sellest praktikast ka ise mingil hetkel nagu osa võtta või et see ongi nagu normaalsus, et see ei ole nii veider. Eesti puhul ma arvan, praegu näeme talvel rattaga sõitjaid, siis iga kord vaatad, et vau, aga ilmselt seal on kullerid sõidavad tõesti aasta läbi, aga eks ei ole ka nende töö, aga tõesti, kui vaadata, et talvel on ka naastrehvid on ratta all, aga see talvel sõitmine on suhteliselt keeruline ja ka praegu sõitmine. Et kui tegime siin hiljaaegu eelmisel nädalavahetusel, on põhiliselt autokasutaja paraku. Et Kivimäelt sinna Putukaväilani, eks ole, ja tagasi. Et nii porine, kui ma pärast seda olin, eks ole, need samu radu pidi, eks ole, tööl käimiseks selline lahendus väga ei kõlbaks. Praegusel aastal veel mitte. Ja tööandjate puhul ka täpselt seesama valmisolek, et kas ongi näiteks Soomes, Rootsis rohkem seda, et ongi see harjumus või praktikaga see, et ongi olemas duširuumid ja asjad töö juures ja inimesed ongi harjunud, et sa võidki seal vahetada, et meie kontekstis ka seda ilmselt nii palju ei näe. Aga võib-olla ka lihtsalt korraks tulles selle nagu transteoreetilise mudeli juurde, on täpselt see, et mis see eesmärk on, et üldse teada saada, kus etappides inimesed on täpselt see, et ega me lõpuks ei pea ju kõikide käitumist muutma. Me ei pea kõiki inimesi autodest välja saama ja otse ratta selga, aga leida üles need, kes on võib-olla altid muutuma või on kuskil seal nagu just selles, ma ei tea, ettevalmistuse faasis ja kuidas me neid saaksime natuke nügida, et aidata nemad sealt edasi, et võib-olla see on see mõttekoht. Kas on veel mõtteid, kommentaare, küsimusi? Ma natuke arvan, et Eesti puhul on meil, kui see kontrast tuleb siia Soome vahel meie ja Lätiga võrreldes esile, et siin on ikkagi see taristu teema ka, et seal on see taristu kindlasti oluliselt toetavam kui meile. Ma arvan, et see on üks oluline. Ja selles piirkonnas, mis meil Lätist on, Tornikals ja Sepnikals, me käisime ise ka seal rattaga sõitmas ja tegelikult oli väga nagu kena see infrastruktuur seal ka, aga täpselt see on seesama võib-olla talviste teeolude huuldamise küsimus on ju, et kas siis seal talvel ka on. Ja lisaks see piirkond Riias on selline magalarajoon on ju, suured kortermajad ja seal on just ka see küsimus, et kuhu üldse ratast parkida sa saad. Et mis meil sageli me tahame, et inimesed läheks ratta selga, aga kuhu, kui ma pean oma kortermajas 5. korrusele seda ratast tassima, et siis seal ongi see üks nügimise meetod, mis Riia linnavalitsus teeb, on see, et nad sinna nagu linnavalitsuse maale ehitavad siis sellise nagu katusega rattaparkla, et just tekiks sinna magalarajooni ka see, et inimesed saaksid oma ratta jätta mugavalt. Samas ei pea see rataste parkimine olema mingi väga suur lahendus, et liinis on ju
Berliinis, aga Rotterdamis, et see pisikesed kuudid on, kuhu mahuvad 10 ratast kõrvuti, sellised nagu kastid, noh. Et mingi suur asja olema, paigutab nagu pingi või mingi muu asja sinna. jah. Oluline enamasti ongi ratturitele see, et oleks lihtsalt katus pea kohal, sest et muidu ratas saab on ju märjaks. Ja noh, see sama turvalisuse küsimus, et noh, et kas on mingid lukustussüsteemid või siis ongi see, et näiteks ongi nii nähtavas kohas see, et ei ole kuskil nurga taga, aga noh, Eestis ka me kindlasti oleme näinud ja teame seda, et see varguste arv lihtsalt on väga-väga kõrge, aga seda enam tahaks enda kortermaja juurde ka sellist nagu kohta, kuhu saaks ratta turvaliselt. nii, me oleme küll paar minutit